Viimased uudised Nancy Guthrie salapärase kadumise kohta. Pima maakonna šerifi büroo on just kinnitanud šokeerivat uut teavet lunaraha kirjade kohta, mis on seda juhtumit saatnud. Esimest korda näeme õiguskaitseorganite käest päris lunaraha kirju, lisaks jaamatavat arengut, mis viitab sellele, et politsei arvates polnud tegemist hetkeemotsioonist ajendatud kuriteoga. Katlusalune võis maja ümbrust jälgida, olukorda uurida ja oodata täiusliku hetke tegutsemiseks. See on erakorraline uudisteväljaanne saates On the Case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Suur uuendus tuleb Arizona Pima maakonna šerifilt seoses Nancy Guthrie uurimisega. Esimest korda näeme õiguskaitseorganite poolt 2 lunaraha nõudvat kirja, mis saadeti meediakanalitele kogu selle loo alguses, kui Nancy Guthrie viidi oma kodust keset ööd. Samuti tõstatab šerif küsimusi selle kohta, millal salvestati videod sellest salapärasest isikust Nancy Guthrie esiukse trepil. Ja šerifi sõnul on võimalus, et need videod salvestati erinevatel öödel. Siin on palju, mida lahti seletada. See on tõesti esimene kord üle pika aja, kui oleme saanud teavet otse Pima maakonna šerifilt. Minuga liitub nüüd, et aidata sellest kõigest rääkida. Anjanette Levy, Crime Fixi saatejuht siin Law and Crime'is. Anjanette, aitäh, et sa seda teed. Ma tean, et oled ka seda juhtumit jälginud. Enne kui me lunarahakirjade juurde läheme, mida arvad sina selle info avalikustamise ajastusest just täna? Ilmus ka raport, et ühe juuksekarva DNA ei andnud tegelikult midagi uut. Õige. Ja siis paar tundi hiljem tuleb üsna mahukas pressiteade lunaraha kirjade kohta ning samuti võimaliku infot inimese kohta, kes oli maja ees trepil. Aitäh, et mind kutsusid, Chris. Ma arvan, et ajastus on tahtlik. Ma arvan, et see võib tähendada mitut asja. See võib tähendada, et nad on tõesti ummikusse jooksnud ja neil pole muud valikut. Või nad tunnevad, et neil pole muud valikut, kui see info avalikustada. Loodavad, et keegi näeb neid märkmeid ja võib-olla tunneb käekirja ära. Või on see võib-olla tahtlik, sest nad püüavad näha, kuidas võimalik kahtlusalune võiks reageerida. Nii et siin on paar võimalust. Fakt, et nad ütlevad, et sellest juuksekarva DNA-st ei tulnud midagi välja, see on minu jaoks väga huvitav. Väga huvitav, sest tundus, et nad panustasid sellele DNA testile, mis tehti selle juuksekarvaga, juureta juuksekarvaga. Ja tundub, et sellest ei tulnud midagi välja. Nii et ma arvan, et nad räägivad ainult siis, kui nad tunnevad, et see on uurimisele kasulik, sest šerif Nanos on rääkinud vaid mõnel korral teatud kohalike meediakanalitega. Ta ei ole viimasel ajal tegelikult palju suuri üleriigilisi meediaintervjuusid andnud. Nii et võib olla mitu põhjust, miks nad otsustasid selle materjali just praegu avaldada. Ja ma mõtlen šerif Nanosest pärast Savannah Guthrie'd. Ta avaldas selle video selle nädala alguses, mis oli tegelikult esimene selline üle pika aja selline selfie stiilis video, mida me nägime uurimise alguses. Tead, paludes sellel, kes ta ema viis, teha õiget asja ja siis ta vastas öeldes, et neil on veel palju DNA-d läbi vaadata ja siiani ei paista, et see oleks midagi uut andnud. Läheme edasi. Meil on need 2 lunaraha nõudekirja, mida me nüüd loeme otse šerifi büroost. Teist neist ma arvan, et ne pole ise veel läinud. Ma loen selle kohe ette, aga alustame esimesest. Olge kannatlikud, kui ma selle ette loen ja me paneme selle ka ekraanile. Tere, Savannah! Meil on sinu ema, Nancy. Temaga on kõik korras, kuid ta on hirmul. Teda hoitakse lunaraha eest kinni. Kui makse on laekunud, vabastatakse ta vigastusteta. Hoiame teda maksimaalselt 7 päeva. Sa pead saatma Bitcoini 4 miljoni USA dollari väärtuses enne 4 päeva 5. kuupäeva kell 5 pärastlõunal. Kui maksed ei laeku, tõstetakse lunaraha 6 miljoni USA dollarini, mis tuleb tasuda esmaspäeval, 9. kuupäeval kell 17.00. Kui makse on allolevale Bitcoini aadressile laekunud, ta vabastatakse 12 tunni jooksul pärast ülekannet ja toimetatakse turvalisse kohta tagasi Tucsonisse. Kui makset ei laeku esmaspäeval 9. kuupäeval kell 17.00, tapetakse ta. Sinu ema on sellest teadlik ja tema elu on sinu kätes. Kõigi huvides on see võimalikult kiiresti lõpule viia. Siit edasi ei saa sa minuga enam ühendust võtta. Läbirääkimisi ei toimu. Ära mängi mänge. Õiguskaitseorganid ei saa sind aidata. Ja siis allosas on kirjas, et tal oli voodipõrandal valge nutikell
ja tagahoovis olnud valge prožektor oli hävitatud. ja selle märkmega seoses oli juba varem teatatud nutikellast, millest me varakult kuulsime ning räägiti ka prožektorist. ma mõtlen, et kõigepealt on seda lihtsalt kõhe lugeda, kui sa selle läbi loed. ja on olnud omamoodi edasi-tagasi anonüümsete teadetega. Reuters avaldas loo, et need lunaraha kirjad ei pruugi üldse tõesed olla. Ma arvan, et see, et sa näed seda tegelikult Pima maakonna šerifilt ja nad avalikustavad selle rahvale, ma ei tea, kas see kinnitab seda. Nemad ei kinnita seda, aga tundub, et neil kirjadel võib tegelikult mingi tõepõhi all olla. ja neil võib olla mingi tõepõhi. Ma olen alati mõelnud, kas need kirjad olid lihtsalt ettekääne, et saada aega mõrva varjamiseks. Ma ei tea seda, aga see on alati olnud üks mu mõtetest. Ilmselgelt avaldatakse need praegu mingil põhjusel. Nad ei teinud seda varem või vähemalt mitte enne seda aega. Tead, Nancy Guthrie kadumisest täitub 6 kuud. See on... Ja nii. Ma arvan, et selles kirjas on mõned huvitavad asjad, kuidas nad ütlevad, et ära kutsu politseid, nad ei aita sind, nad ei saa sind aidata. Nad on selles väga kindlad ja veendunud. Politsei oli juba kutsutud. Politsei oli juba kutsutud selleks ajaks, kui need kirjad saadeti. Need saadeti kohalikele telejaamadele ja TMZ-le. Politsei oli juba teadlik. õige. Nii saidki politseinikud need märkmed. See teebki mind väga uudishimulikuks ja sellepärast ma mõtlen, kas need on lihtsalt kattevari ja põhjus või viis või katseaega võita, et mõrv varjata. See on minu mõte. Mis mulle selle juures veel huvi pakub, on see, et siin on kirjaviga. Ma tahan sellele tähelepanu juhtida. Sõna received on selles märkmes valesti kirjutatud. Ja tead, ära mängi mänge. Õiguskaitseorganid ei saa sind aidata. Aga nad pakuvad neid üksikasju, neid 2 üksikasja, et öelda, vaata, me oleme tõsised. Mine vaata prožektorit. Me teame, kuhu me kella jätsime ja nii edasi. Nii et ma arvan, et siin on midagi huvitavat. Ja minu meelest on huvitav ka see, et Savannah Guthrie on praegu Today Show's teemal. Ta on väidetavalt läänerannikul ja filmib Wordle saadet. õige. See uus mängusaade, nii et ta pole viimase nädala jooksul Today Show's olnud. Ma arvan, et siin on palju huvitavat. Ära kutsu politseid, aga me saadame selle kohaliku telejaama. Ja politsei oli juba kutsutud, nii et küsimusi on palju, mis sellest minu peas tekivad. ja ma mäletan, et kui see uudis tuli, siis see oligi juba nagu esiuudis. Ma mõtlen, kõik mäletavad aasta algust, kui see arenes, see oli nagu aasta lugu ja võib-olla on see seda ka aasta lõpuks. See esimene jäi ka mulle silma, enne kui me teise juurde lähme, USD. Sest ma arvan, et keegi ei ütle USA-s olles USD. Sa lihtsalt ütleksid, tead küll, 10 miljonit, 6 miljonit dollarit. Ja piiri peal saad minna Nogalesesse, mis on umbes tunni kauguselt Tucsonist lõuna pool. Ma olen tegelikult sellest piirist üle läinud ja mulle jäi eriti meelde, kui lihtne on üle saada. Piir võib avaneda vist umbes kell 6 hommikul, aga keegi ei kontrolli dokumente üle minnes. Nii et sa lihtsalt mõtled, et kui nad suutsid üle piiri saada, tead küll, kui lihtne see oleks. See ei ole nagu tavasi tulles, kus nad tegelikult kontrollivad su passi ja kõike muud. Las ma loen selle teise märkme läbi. Ja see algab hoopis teistmoodi. Selle toon on märgatavalt erinev esimesest. See on ka palju lühem. Guthrie perekond, me ei saanud täielikult aru tema füüsilise seisundi tõsidusest. Meil ei olnud kunagi kavatsust talle haiget teha. See ei olnud meie kavatsus. Ta suri varsti pärast seda, kui ta ära viidi. Usume, et see oli seotud südamega. Ta on nüüd kusagile loodusesse maetud. Mitte miski, mida sa oleksid teinud, poleks tulemust muutnud. Soovime, et teie pere seda teaks ja loodame, et leiate rahu. Meil on tõesti kahju. Tead, kohe alguses ma mõtlen juba ainuüksi see, et esimene kiri oli suunatud Savannah'le, nüüd aga kogu Guthrie perekonnale. Ja me teame, et tal olid südameprobleemid, tead küll, ja see oli murekoht. Tal olid terviseprobleemid, aga väga erinev toon selles mõttes, et nad ütlesid, et ei tahtnud talle haiget teha, mis on täiesti erinev sellest, mida nad varem ütlesid. Kui see on sama kirjutaja, kes kirjutas selle esimese kirja. Jah, see on väga erinev toon ja ma ei tea, paljusid tead, ma ei usu, et olen kunagi näinud sellist röövimisjuhtumit. Ja me ei näe eriti palju lunaraha nõudmisega röövimisi, need tunduvad üsna haruldased, kus keegi ütleks, tead, me ei tahtnud seda teha, me ei tahtnud talle haiget teha, aga te juba ähvardasite teda tappa esimeses kirjas. Te juba ütlesite, et teete seda, kui te ei saa Bitcoini. Ja see on hoopis teistsugune toon, kui öelda, et ta on loodusega maetud. Ma mõtlen,
see ei ole viis, kuidas inimesed räägivad. Ma olen seda varem öelnud. Keegi ei räägi nii. Ma mõtlen, sellel on hoopis teistsugune toon. See paneb mõtlema, kas keegi kasutas nende kirjutamiseks ChatGPT-d või mingit tehisintellekti või midagi sellist. Aga teate, meil on tõesti väga kahju. Ja pole midagi, mida sa oleksid saanud teha. Noh, sa ütlesid, et temaga oleks kõik korras, kui ta oleks raha maksnud miljonid dollarid lunaraha Bitcoini näol. Nii et ma leian, et see on väga kummaline. Ja see ei ole minu jaoks üldse loogiline. Need on 2 erinevat stiili, 2 erinevat tooni. Ja kas see oli selleks, et panna keegi perest, kogu pere end paremini tundma, kuna nad ei olnud seda raha maksnud? Ja sa tead ju, sa üritad kedagi rahustada. Ma arvan, et ainult tõeline kõva käega röövija teeb nii. Ei, ja see on, tead, ja ma oleksin pidanud sellele varem tähelepanu juhtima. Esimene kiri oli 2. veebruaril ja teine kiri tuli 6. veebruaril. Nii et sul on 4-päevane vahe. Ja siis on veel see motiiv, et sa räägid otse Guthrie perekonnale, kuid saadad selle call televisioonile ja TMZ-le. Väga veider valik meediakanaleid, kuhu seda saata. Eriti, kui sa üritad nüüd justkui perekonda lohutada, aga samas paned selle ikkagi avalikkuse ette niimoodi. Kui see kõik on tõsi ja politsei ei kinnita seda, nad ütlevad, et see on mai. Ma arvan, et asjaolu, et nad panevad selle avalikkuse ette, nad kirjutavad selle ka pressiteates. See on šerifilt. Nad ütlevad, et suhtlused paljastavad iseloomulikke sõnavaliku, syntaksi ja fraasikasutuse mustreid, mis peegeldavad kirjutaja ainulaadset keelelist stiili. Need annavad ka väärtuslikku teada. Väärtuslikku ülevaadet inimese mõttemaailmast, motiividest ja tema tooni muutustest aja jooksul. Nii et tead, nad panevad selle välja, et näha kas keegi ja tead, ma arvan, et avalikkusele suunatud üleskutse puudutab rohkem seda videot, millest me kohe räägime. Aga jah, see on lihtsalt veider viis rääkida. Ja siis nad ütlevad ka, et tagasi Tucsonis, mis on selle teine osa, mille peale minu mõte läks alguses kohe Mehhikosse. Aga siis ma ei tea, ma mäletan, et selle küsiti šerifilt juba alguses. Ja ta nagu mitte, et ta oleks seda tahtlikult kõrvale lükanud. Aga viis, kuidas õiguskaitseorganid sellest pressikonverentsidel rääkisid, oli umbes nii. Me oleme ühenduses oma kolleegidega Mehhikos. Aga kunagi ei tundunud, et teisel pool piiri oleks nähtavalt palju ressursse, mis otsiksid Nancy Guthriet. See ei paistnud nii olevat. Aga kogu see osa, mis puudutab tagasi Tucsonisse minekut, ma mõtlen, see võiks olla Mehhiko. See võiks olla mõni teine linn Arizonas. Me lihtsalt ei tea. Aga ma arvan, et USD osa sellest on väga suur vihje. See ei ole viis, kuidas ameeriklased kirjutavad ja räägivad valuutast. Tead küll, keegi ei räägi nii. Nii et see võib olla keegi Mehhikos. Jällegi, need võivad olla võltsitud, aga see võib olla keegi Mehhikos. Ja toonid on väga erinevad. Nad loodavad, et keegi, kes midagi teab, näeb neid märkmeid ja ütleb, ma tean kedagi, kes räägib nii. See tundub tuttav. Ma arvan, et see võib olla nende viis õnge vette visata ja vaadata, kas keegi reageerib sellele. Ja teine osa sellest pressiteatest, mis praegu pealkirjadesse jõuab, on videod ja pildid, mille algselt avaldas Kash Patel, FBI direktor sellest isikust, maskis näiliselt relvastatud. Nancy Guthrie esitrepidel. Ja inimesed võivad mäletada, et see oli video, mille kohta öeldi, et see tuli kätte saada. Sest ringi puhul, kui sa ei maksa teatud teenuse eest, siis seda ei salvestata pilve. See tuli kätte saada. Nii et selle video tegemise aja kohta polnud palju infot. Me teame, millal see välja lülitati, aga selle kohta, millal see video sealt salvestati ja see inimene tegelikult tema esitreppidel oli, ei olnud selgust. Aga nüüd nad ütlevad, et 2 Nancy uksekella kaamerast taastatud videot võivad olla pärit 2 erinevast päevast. Need videod on üliolulised meie arusaamisel tuvastamata mehe käitumisest ja valikutest. Need viitavad sellele, et ta võttis samme sündmuseks valmistumiseks 31. jaanuari vastu 1. veebruari ööl, mis on nii kõhedust tekitav mõelda, et see ei olnud lihtsalt juhuslik. Sest oli ju see teooria, et äkki nad lihtsalt sattusid majale, see oli sissemurdmine. Ja sina, nad ei teadnud, et Nancy pidi seal olema. Kui see tegelikult juhtus 2 erineval ööl, kus nad selle video said, siis see näitab, et võib-olla oli sihtmärgi valimisel rohkem planeerimist, kui mõned inimesed arvasid. Ja me ei tea veel täpset motiivi, aga kindlasti sihiti kedagi, kellel on tütar, kes on väga palju raha väärt. Ja ma arvan, et selle jaoks tehti tegelikult palju ettevalmistusi. See on minu arvamus. Juba see fakt, et sa lähed sinna enne kuritegu, et kohta üle vaadata ja näha, millega sa silmitsi seisad, see tundub mulle väga huvitav.
ja tead, nagu sa varem mainisid, oli selle juhtumi kohta juba varem mõningaid allikapõhiseid uudiseid. Räägiti sellest, et uurimises osales inimesi, kes uskusid, et need kirjad saadeti või et videod olid hoopis erinevatest kuupäevadest. Nii et ma arvan, et see on muidugi hirmutav, nagu sa ütled, see inimene verandamees, keda me Redeotes näinud ja me näeme seda lähedalt tehtud pilti temast, videot ja vuntse läbi maski. See on minu arvates on see külmavereline tegutseja. See ei tundu, üldse mitte närvis. See taimede poole sirutumine on ilmselgelt väga kummaline osa sellest ja see ei ole minu jaoks loogiline. Aga see viitab minu jaoks selgelt ettekavatsetusele ja etteplaneerimisele. Ja seega ma ei usu, et see oli lihtsalt juhus. Ja jällegi, see võib olla mõrva varjamine. Me lihtsalt ei tea veel. On nii palju, mida me ei tea. On palju infot, mida nad on avaldanud, aga ilmselgelt on selles juhtumis veel nii palju infot, mida meil pole. No, ja me ei tea ka, milline on olnud otsene suhtluskanal Ghaffriga. Selle kaudu. Me ei tea, kas need märkmed on tegelikult ehtsad. Kas neil on kogu aeg olnud eraldi suhtlusliin Ghaffridega ja sellepärast Savannah, küll, ma ei ütle seda otseselt, aga võib-olla sellepärast see video sel nädalal välja tuligi. Me ei tea, miks ta just sel hetkel otsustas selle video avaldada ja selle inimese poole taas pöörduda. Politsei, aga ka Pima maakonna šerifi asetäitjad avaldasid veel ühe asja ja loodavad, et inimesed vaatavad seda videot uuesti, teades, et see võib olla filmitud mitmel erineval õhtul. Ja see on nagu, hei, keegi seal peab midagi teadma, mis iseenesest pole mingi uudis, aga nad loetlesid huvitava valikuviise. Ja see võib olla lihtsalt üldine viis, kuidas sa infot jagad, kui otsid kedagi, kes võib olla kuriteoga seotud, aga avalikkusel tasub mõelda inimeste peale, eriti kui sa elad nendes piirkondades. Küll, Tucson, Pima maakond või kus iganes see olla võib. Ja sa märkad muutust kellegi käitumises, siis see võib olla oumärk, et võib-olla oli tal sellega midagi pistmist. Ma loen need lihtsalt ette. Nad ütlevad, et meeleolu muutus või ärevuse, närvilisuse või ärvituvuse ilmingud, välimuse muutus, juuksevärvi või soengu muutus, näokarvade kasvatamine või eemaldamine ja nii edasi. Seletamatud vigastused, lõiked kätel, sinikad ja nii edasi. Perioodil, mil Nancy viimati nähti. Talapärase rutiini muutused, näiteks töölt, tundidest või kohtumistel puudumine, äkilised lahkumised piirkonnast tema kadumise ajal, sõiduki puhastamine või remont. Seletamatu huvi või huvi puudus Nancy Guthrie naabruskonna vastu, märgatav tugev huvi või huvi puudus uurimise vastu või seletamatu teadmine olukorrast. Seda lugedes näete, et selliseid asju on palju. See on umbes selline asi, mida oleme taolistes lugudes varem näinud ja millele inimesed peaksid tähelepanu pöörama. Ma lihtsalt mõtlen, saan praegu aru, kui ütlen seda, et sellest on 6 kuud möödas, kui ta kadus. Kus see oli võib-olla 6 kuud tagasi? Miks nüüd avalikkusele selline üleskutse tehakse? Sest nad avaldasid videod ja siis pressikonverentsid nagu lõppesid. Ja nüüd 6 kuud hiljem muretsedki, et nad ongi selles olukorras, kus nad lihtsalt loodavad, et tuleb telefonikõne vihjega, mis selle juhtumi lahendab. Ja see võibki olla nende lootus. Ma mõtlen, see võib olla meeleheite märk. Tõesti võib. 6 kuud on täis. Nad teavad, et meedia kajastab seda. On möödunud 6 kuud ja võib-olla neil lihtsalt ei ole tugevaid vihjeid. Nii et nad lihtsalt ütlevad, me lihtsalt laseme selle välja ja vaatame, mis juhtub, sest me peame selle lahendama. Ma arvan küll, et see video, mille Savannah tegi, oli väga huvitav hiljuti, Chris, sina tõid selle välja. Et ta näib rääkivat ühe inimesega. Sa ta suunab selle kellelegi. Ja nii et ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mina olen alati arvanud, et selles oli rohkem kui üks inimene seotud. Ja võib-olla sellepärast need kirjad kõlavadki nii erinevalt, just kui oleksid need tõepoolest ehtsad ja autentsed. Ja nii ma arvan, et ta räägib ühe inimesega, kellest ta võib-olla arvab, et tal on tegelikult empaatiat ja südant. Samal ajal kui esimene inimene, kes võis selle esimese kirja kirjutada, seda ei oma. Ja nii loodab ta, et selle inimese südametunnistus ärkab. Ja ta ütleb, et kunagi pole liiga hilja teha õiget asja. Ja ta loodab, et see inimene helistab sisse. Ja ta ilmselgelt näeb, et see inimene, kui see on see inimene, kes selle kirja kirjutas, tal on hing ja ta võib-olla hoolib Savannahst mingil tasandil. Ma ei tea, mida sina sellest arvad, aga mina loen seda nii. Absoluutse. Ja sina arvad ka, et kõigil on oma võrgustik. Igal inimesel, isegi kui sa ainult enda vanemad, eks, ja kõigil on võrgustik.
ning keegi selles võrgustikus, sa pead lootma, et tal on hing, kui ta midagi teab. Ja aja jooksul loodad, et süütunne ja need savanna videod viivad lõpuks selleni, et keegi astub esile. Me oleme seda varemgi juhtumites näinud. Ma lihtsalt mõtlen tagasi sellele ja meil on suurepärased õiguskaitseeksperdid. Ja ma mäletan alguses, kui see verandamehe video välja tuli ja kui paljud neist endised FBI agendid, endised suurte linnade politseinikud ütlesid, et see mees näeb lihtsalt täielik amatöör välja. Eks see seljakott ja tal on see mask, mille alt on ikka veel osa näost näha. Ja see ongi nagu selline tüüp, kelle kohta, kui sa tehisintellekti käest küsiksid, milline näeb välja varas, siis see olekski see Halloweeni kostüüm. Ja ometi on seda ajanud kõik, alates Donald Trumpist, Cash Patelist, FBI ressursid. Kõik need erinevad agentuurid näivad panustavat tohutult selle leidmisse. Ja see lihtsalt hämmastab mind, et siin me oleme 6 kuud hiljem. Ja pealtnäha tundub, et oleme jõudnud punkti, kus kui midagi märkad, anna teada. Ja just nii lähedal olemegi Nancy Guthrie leidmisele. Jah, just seda ongi vaja. Süütunne peab neid seestpoolt närima. Kui teine kiri on ehtne, loodusega maetud, siis vabandust, sa poleks saanud midagi teha. Süütne peab kedagi seestpoolt närima. Ja just sellest inimesest nad räägivadki seoses sellega, mida sa enne lugesid. Käitumise muutused, ärevus, järsk huvi, Nancy Guthrie naabruskonna vastu ja siis see kaob. Ma mõtlen, süütunne võib tõesti kedagi, kes on sellega seotud elusalt, seestpoolt närida. Ja just seda nad loodavadki. Ja sul on õigus, kõik on sellega seotud olnud. Aga ma arvan, et alguses tehti mõned vead. Tead, Sheriff Nana ütles, et nad kutsusid FBI. Aga Cash Pateliga, tead, nende kahe vahel on olnud sõnasõda. Ta ütleb, et neid ei kaasatud enne kui 4 päeva hiljem ja et nende väärtuslik aeg läks kaotsi. See on minu jaoks hämmastav, et võib-olla ei ole rohkem edusamme tehtud arreteerimise suunas, aga samuti, Chris, me lihtsalt ei tea. Me ei tea, kas neil on silm peal mõnel inimesel või on nad praegu lihtsalt meeleheitel. Õige. Ja kindlasti tuleb anda neile kahtluse kasuks võimalus, kuna nad jätkavad tööd. Tead, seal on Pima maakonna sheriff Chris Nanos. Ta on saanud palju kriitikat. On palju räägitud võimalikust pingest FBI ja Pima maakonna sheriffi büroo vahel ning küsimusi selle kohta, kas nad töötavad samm-sammult koos. Ma tean, et seal on töörühm. Mida sina praegu arvad? Sest kui sa seda vaatad, siis tekib küsimus, kas FBI on see, kes tegelikult tegeleb selle videopoolega ja üritab välja selgitada, kus see Bitcoini rahakott asub. Kui palju on Pima maakonna sheriff tegelikult seotud selle juhtumi digitaalse kohtuekspertiisi ja digitaalse tõendusmaterjaliga, näiteks lunaraha nõude võimaliku päritolu ja nende videote päritolu uurimisega. Mida sa arvad sellest, et just sheriffi büroo on täna see, kes selle info avalikustab? Nemad on juhtivasutus, FBI on toetavas rollis, FBI-l on kogu ekspertiis elektroonika osas ning ressursid kõigi nende esemete ja mobiiltelefonide triangulatsiooni andmete ning mastide jälgimise analüüsimiseks. Samuti tead FBI Cassi meeskond. Neil on kõik need ressursid olemas, kuid Pima maakonna sheriff on siiski selle juhtumi juht. Seega FBI lihtsalt abistab ja pakub ressursse. Töögrupi kohta, tead, mulle isiklikult öeldi, et algne detektiiv, kes selle juhtumi eest vastutas, on asendatud kogenuma uurijaga. See oli alguses viga ja nüüd töötavad nad koos. Vähemalt need töögrupi liikmed teevad koostööd, et seda lahendada. Nii et kuigi FBI toob kaasa palju ressursse ja teate küll, tõenäoliselt analüüsib kogu seda videot ja muid selliseid asju, ma mõtlen, et need asjad võtavad aega. See võtab aega. Nii et Pima maakonna sheriff hakkab olema. Teate küll, kuni selle juhtumiga ei teki föderaalset seost, ei võta föderaalvõimud juhtimist üle. Sheriffi büroo juhib endiselt uurimist. Ja nemad on endiselt need, kes, teate küll, juhivad seda uurimist. Kuni me ei saa teada, et võib-olla esitatakse föderaalsüüdistused, sest praegusel hetkel pole mingit seost, mis näitaks, et FBI peaks seda uurimist juhtima. Jah, eks näis, mis edasi saab. Lihtsalt uskumatu. 6 kuud hiljem jätkub Nancy Guthrie otsing. Anja-Net Levi, Crimefixi saatejuht siin Law and Crime'is. Sa teed alati uskumatult head tööd. Suur tänu, et liitusid minuga sellest rääkima, kui me mõlemad seda juhtumit edasi jälgime. Ja, aitäh kutsumast, ma hindan seda. Enne kui lõpetame, tahan need numbrid ekraanile panna. Kui sul on mingit infot Nancy Guthries asukoha kohta, helista numbril 1800. Helista FBI-le või 88 Crime. Sa võid jääda anonüümseks.
ja sellega lõpetame selle On The Case'i episoodi, mida esitleb Law and Crime. tellige meid YouTube'is ja Spotify's, samuti oleme nüüd voogedastamas Peacockis. Mina olen Chris Stewart, kohtume järgmine kord.